ei ole, sest Eestis ei ole kahetariifset soojusenergia hinna rakendamise kogemust väga palju. Minu nimi on siis Vadim Noktev. Olen arendusjuht SV Energias, kus ma olen töötanud viimased 19 aastat. Enne seda töötasin Pärnu soojuses tootmisjuhina. Kokku ma olen soojusenergeetikas juba tegutsenud üle 30 aasta. Olen volitatud soojusenergeetika insener tase 8 soojusmajanduse ja käidu korraldamise alal. Eestise ja kaugkütteühingu volikogu liige. Nagu varem ütlesin, täna teema on siis kahetariifse soojusenergia hinnast. Esimene täisaasta on nüüd möödas esimesest kahetariifsest soojusenergia hinna rakendamisest Eestis, siis Alu kaugküttevõrgus, üks väike selline võrgukene Raplamaal. Esialgu ma tahaks rääkida võib-olla sellisest soojusmõõtmise ajaloost üldisemalt, sest soojusmõõtmise ajalugu pole sugugi väga pikk. Eestis esimesed mõõtjad tekkisid laiemalt 90-ndatel, läänes natukene varem. Ja enne mõõtjate tekkimist jaotati kulud mingisuguse metoodika järgi. Üldjuhul kasutati hästi palju kulude jaotust ruutmeetri järgi. Kasutasin eurot, vanasti olid rublad, siis tulid kroonid. Kasutuses olid ka jaotused hoone kubatuuri järgi ja mida iganes veel. Et näiteks viimane kaugküttevõrk, mida me võtsime üle siin mõni aasta tagasi, on jätkuvalt olid kasutus nagu kulude jaotus mingil muul viisil kui soojusenergia mõõtja järgi. Kasutati siis seda jaotust mitte lihtsalt selleks, et oleks lihtsam, vaid see mõõtmine oli niivõrd kallis tegevus, sest mõõtja oli lihtsalt ise nii kallis ja need olid lihtsalt raske kätte saada. Esimesed mõõtjad olid siis mehaanilise vee lugejaga. Neid ei osatud korralikult paigaldada, täpsus andis soovida. Täpsus ajas võis muutuda, kuna vee kvaliteet kaugküttetrassides olid ka nii ja naa, võis olla mehaanilisi sademeid seal, mis rikkusid tiivikute pöörlemise kiirust. Lihtsalt võisid kinni jääda. Arvan, et siin Tepso võib rääkida tunde mõõtmistäpsusest. Aga mis on oluline, et soojusettevõtjatel oli tihti hästi palju üllatusi kuu lõpus, kus avastati, et mõõtja ei tööta või see näit ei ole usutav. Ma mäletan, et kuu lõpp oli siis selline andmete kontroll ja siis, kui andmeid ei saanud usaldada, siis pidi jälle nuputama välja, mis siis hoone tarbimine võis olla. Mingil hetkel tekkis majandusministri määrus soojuse arvestuse kulude arvutamise jaotamise metoodika, mis osutus üllatavalt täpseks. Põhimõte oli väga lihtne. Võeti arvesse hoone kubatuur. Vastavalt kubatuuri võeti konkreetne, sellele kubatuurile vastav erikulu, mis ta võiks olla sellel hoonel. Temperatuur ruumis sees, välisõhu temperatuur sellel kuul ja siis saadigi tulem. Ilmselt kõik hooned sellel ajal olid üsna sellised ühetüüpsed ja ei esinud väga suuri erinevusi hoonete tarbimises. Olen ise seda metoodikat väga palju kasutanud soojustarbimise kontrolliks kui ka tarbimise prognoosimisel. Kui tulid uued hooned, siis väga lihtsalt sai kontrollida. Hiljem, kui hooned on alustanud oma energiasäästumeetmeid, et seda metoodikat enam kasutada ei saanud. See metoodika ja korras maja soojustarbimine võis erineda 2 ja enamgi korda. Soojusenergia mõõtja kasutuselevõtt on üldse selline põhibaas või esimene samm energiahoone energiasäästuks. Et kõik need energiadirektiivid ja järjest täpsem mõõtmine ja tunnipõhine mõõtmine on ainult ühel eesmärgil, et teada, palju hooned tarbivad. Eks see oluline on, et hooned teaksid ja otsiksid kohti, kus siis oma energiat säästa.
Aga miks me üldse räägime mitmetariifsest, ma kasutan sellist nagu mõistet mitmetariifne kohati, et ma ise nagu pigem nagu mõtlen oma peas kogu aeg mitmest tariifist, mitte ainult kahest. Et see tuleneb üsna lihtsalt põhjusest, et ma siin leidsin ühe suvalise soojusettevõtja kodulehelt sellise graafiku, millest koosneb soojusenergia hind. Ja kulude struktuur soojusenergia hinnal on juba lihtsalt selline, et enamus kulusi on püsiva iseloomuga kulud. See on siis investeeringud kaugküttevõrkudesse, trassidesse, lubatud tulukus, tegevuskulud ja siis selline natukene alla poole sektor tüüpilises kaugküttevõrgus moodustab siis baaskütus ehk hakke. Eestis on enam levinud natukene võib-olla reservkütust, elektrikulud, võib-olla veel nipet-näpet. Kui me nüüd vaatame tarbija poole pealt, siis olukord on täpselt vastupidine, et tarbijad maksavad kinni oma kulud ehk siis ka mis soojusettevõtete tulud 3 kuu jooksul. Et kogu see pirukas läheb nagu hästi kontsentreeritult detsember, jaanuar, veebruar kuludesse ja siis soojusettevõtte ülejäänud aasta töötab igakuiselt kas nullis või siis miinusega. Mis on siis veel tekkinud, kui soojusenergiat hakati mõõtma, et tekkisid ka sellised nipitajad, ütleme S-Energias me oleme nendega kogu aeg võidelnud ja vaadelnud. Need on siis need tarbijad, kes kasutavad lisaks kaugküttele alternatiivkütuseid. Et esialgu oli see suur probleem kortermajades sees, sellised üksikud korterid, kes lõikasid ennast välja, aga ütleme, tekkisid ka tervete korteriühistute lõikes, kes tahavad paigaldada endale kas siis üldjuhul soojuspumpa. Ühe tariifse soojusenergia puhul on see tõsine probleem, sest varustuskindlust maksavad kinni siis need lojaalsed korralikud tarbijad, maksavad nii enda varustuskindluse kui ka nende varustuskindluse, kes kasutavad alternatiive. Mujal maailmas järk-järgult kujunes välja soojusenergia tarifitseerimise standard, 2-tariifne soojusenergia hind, aga seda mitte Eestis. Eestis on üks kõige rangemaid tururegulatsioone ja kõik muutused on väga keerulised ja vajavad 3. poole heakskiitu, et Konkurentsiametit. Ainuüksi see kulude jaotus on piisav argument, et üle minna 2-tariifsele hinnale. Ja miks siis ütleme S-Energia jaoks on kõige selline olulisem, et me oleme nagu oma võrkude müügimahu tarbimise säilitamise eest võidelnud väga kõvasti. Meil on hästi palju kaugküttevõrke, isegi sellised, kus on müügimaht kuni 1000 megavatt-tundi. Ütleme selline mitte kõige suurem kortermaja tarbib circa 200 megavatt-tundi ja kui ta võrgust on kadunud, siis see on ikka väga suur löök sellele kaugküttevõrgule. Ja soojuspumbad, tahame või seda või mitte, hiilivad meie tarbijate juurde. Praegu on, ütleme, see märja on kõigil, ütleme, nii meedias kui Konkurentsiamet otsib võimalusi, kuidas siis see märja case ära lahendada, aga ütleme ausalt, mis on see probleem? Probleem, et uued kaugkütte tarbijad ei liitu kaugküttevõrguga, siis on siin, ütleme, soojuspumba pakkujad on leidnud uued sellised võimalused pakkuda võrkudesse, kus on kallis soojusenergia hind oma teenuseid. Ja eks see reklaam on tihti ikka väga-väga agressiivne. Tarbijale jääb ju tihti meelde number, näed, mul on 8. Isegi meie jaburalt kallis elektrienergia hind, kui me jagame selle numbriga 4, siis tundub nagu väga soodne energia hind. Ka projekteerijad tihti on pumpade müügiagendid. Ei saa öelda, et nad otseses mõttes müüvad neid pumpa, aga nii on lihtsam. Energiamärgist kätte saada on suhteliselt raske, hoonel on vaja teha võib-olla rohkem investeeringuid, aga kui mängida selle kopparvuga, panna see võib-olla sellest 2,5, 3 natukene suurema numbri, siis võib
olla saab lihtsamini kätte. Kaugkütte tõhususarvud ja hoonete energiamärgised on omaette päris suur teema. Loodetavasti varsti sellele saab mingi lahenduse. Vähemalt kaugküttevõrgu piirkondades, kui mina kuulsin, et tahetakse võrgu piirkondades siis selle energiatõhususarvu tagaajamine teha natukene lihtsamaks. Mis me oleme avastanud, et läbi EHR-i esitatakse dokumentides väga kavalalt ära peidetult neid alternatiive, just soojuspumpasi, et kohaliku omavalitsuse ametnikud ei pruugi neid ise leida. Ametnik on tavaliselt selle ehitusspetsialist ja ütleme, neid ehituslube või taotlusi tuleb hästi palju, lihtsalt ei jõua neid lugeda. Ja seega soojustootja ja koostöö KOV-iga võiks olla väga hea. Aga ka siis võivad apsakad läbi minna, sest projekteerijad on tõesti väga kavalad. Aga kuidas siis soojusenergia hinnakujundus mujal väljaspool, ütleme Eestist välja kujunenud tänaseks on? Et enamus Euroopa riikides, kus üldse kaugkütte on tavaliselt ongi kas fikseeritud ja mahupõhine energia hind. Esialgu siis fikseeritud tasu, nagu ka Eestis eelmõõtjate perioodil, oli tavaliselt hästi lihtsalt ära jaotatud. Samamoodi nagu meil kulud jaotati hoone ruutmeetri järgi. Või näiteks ma olen ise näinud Soomes ühes ettevõttes jagati mõõtja maksimaalse läbivoolu järgi. See oli esimene samm maksimaalse võimsuse maksustamise poole. Ja see oli juba 2000 alguses, ligi üle 20 aasta tagasi. Täna, kus kaugloetavad mõõtjad on kasutusele võetud enamikus kohtades, suurte andmemahtude kogumine ja analüüsimine ei ole enam nii suur probleem, kui siin mõned 10 variantidest nagu jaotamine ruutmeetri järgi või lihtsamad meetodid. Erandina siin kaardil on Eesti ja Läti. Eestis ja Lätis sisuliselt ei kasutata siiamaani kahetariifset soojusenergia hinda. Nii, ma küsin, kas mind on kuulda? Jaa. Aha, selge. Lihtsalt siin käisid mingisugused helid. Ja miks on Eesti selline probleem, et Konkurentsiameti seisukoht on ja oli, et soojusenergia hind võiks olla niimoodi kujundatud, et tarbijal oleks hästi lihtne aru saada, kui palju ta tarbib ja kui palju siis tema soojusenergia hind reaalselt maksab. Oli isegi müüt, et ei ole võimalik kahetariifset hinda kehtestada, sest see ei ole kirjas üheski seaduses ega metoodikas seda ei käsitle. Tegelikult kuskil seda keelatud ei ole. Nii, aga räägime nüüd natukene sellest asjast nagu elekter, et me räägime juba, et meil on näiteks mitmetariifsed mudelid energeetikas kasutuses, näiteks elektrienergeetikas. Et me saame valida pakette, erinevaid müüjad ja näiliselt on meil tõesti mitmetariifne elektri hind olemas, aga ka võrguteenus ju Eestis ja mujal Euroopas on hästi tugevalt reguleeritud. Konkurentsiameti põhimõtted on ka seal väga sellised tugevad ja nad nõuavad, et võrguteenustasu võiks olla hästi lihtne, selge ja tarbija võiks seda ise mõjutada, kui ta tahab ja enamjaolt meil tegelikult on
ikkagi elektri hind ka sisuliselt ühetariifne. Et meil on küll lahti löödud need kõik meie kulud, konkreetselt sellel arvel, mis on minu oma, mis on suhteliselt lihtne, ma tarbin vähe elektrit, on 12 erinevat rida. Ja kuskilt otseselt välja ei loe, palju siis minu elektri hind on. Selleks tuleb teha üks väike selline tehe, et võtad kogu kulu, jagad kogusega, siis tuleb elektri hind, mis on siis minu puhul selline 171 eurot megavatt-tund koos käibega üle 200. Ajakirjanduses ja igasugust kalkulaatorites nagu elektrikell ja teised tuuakse tihti välja ainult börsihind, mis ei tundu nii väga kallis, aga tegelikult elektri hind on kallis. Ja ainult meil, vaid ka mujal Euroopas. Miks see nii on? Eks see ongi see põhiline turgude reguleerimine. Mingil määral on süüdi Saksamaa, sest suurim turg dikteerib ka trende. Aga see ei ole enam nii igal pool ja Skandinaavia maad on nagu ikka meil siin eesrinnas, et järjest rohkem kasutatakse just võrgu komponendi jaotamisel kahetariifseid komponente. Et ma siin praegu toon välja siis ainult eratarbijad, sest tööstustarbijatel on suuremad mahud, erikokkulepped, need ei ole nii avalikud. Aga nagu siit näha, ühes Soome elektrivõrgus on siis ütleme sellise tüübilise korteri elektripakett koos käibemaksuga on siis 16 eurot püsitasu. Seest nad vastu saavad küll hästi odava edastamistasu, et juba sellise mahupõhise, et igal asjal on omad plussid, omad miinused. Saksamaal on ka trend on ilmselgelt juba liikumas sinna poole, et püsitasud järjest lähevad suuremaks ja Saksamaa üritab vähendada oma võrguteenustasu, mis küündib tihti peale 11 sendi peale kilovatt-tunni eest. Mis on veel üks selline suur trend elektrivõrkudest lahti läinud, on see, et tahetakse järjest rohkem maksustada ka tootjaid. Sest praegu on hästi palju võrguga liitunud taastuvenergia tootjad, mis on võib-olla mikrotootjad või väiksemad tootjad. Ja on ilmselge, et võrguteenus kallineb mitte ainult tarbijate pärast, et tarbijatel on vaja seal uusi liine teha, vaid pigem selle pärast, et lisanduv tootmine, selline haju tootmine suurendab võrguteenustasu. Ega see, ütleme, tootja maksustamine suurt midagi ei muuda, sest jah, meil võib-olla võrguteenus läheb odavamaks, aga siis elektritootja oma hind läheb kallimaks. Summa summarum on sama, aga ütleme, võib-olla see ongi selline lihtsama vastupanu teed minek, et on hea ju võtta seal, kus kasumid on suured ja elektritootjate kasumid täna enamjaolt on suured. Ja võib-olla see reguleeriks selle turu jälle natukene ausama konkurentsi poole. Nii, aga nüüd räägime sellest, et kuidas Eesti Energia jõudis kahetariifse soojusenergia hinna mõteteni. Et ma otsisin oma arvutikettalt kõik need vanad failid. Leidsin sellise faili nagu kahetariifne Exceli fail, mis oli mul loodud juba aastal 2016. Mõtted kindlasti tekkisid meil varem. Hästi palju mängisime andmetega, otsisime metoodikat, kuidas siis ära jaotada tarbijate vahel püsikulud. Ja et tarbijad oleksid koheldud võrdselt ja et see sobiks ka Konkurentsiametile. Ütleme, aastal 2016 mingit kauglugemist meil ei olnud, andmete kogumist massilist meil ei olnud. Tüüpilises kaugte võrgus on meil alati investeeringuid tehakse siis, kui vaja, mõõtjad olid nii vanad kui uued. Et jõudsimegi järeldusele, et kõige lihtsam on jaotada ka siis hoone kubatuurile või ruutmeetri peale, nii nagu võib-olla läänes oligi. Ka Konkurentsiameti seisukoht oli hästi jäik, et tarbija peab saama oma võimsustasu suurust mõjutada ka oma käitumisega. Et sellel ajal juba läks päris aktiivselt
lahti hoonete rekonstrueerimine ja siis Konkurentsiameti seisukoht on, et kui hoone rekonstrueeritakse, tema vajalik võimsus väheneb ja siis peab vähenema ka tema tasu. Üks probleem, ütleme, miks me ei saanud rakendada sellist hoonepõhist või hoone, ütleme, ruutmeetri või kubatuuri põhjust oli see, et Eesti hoonete andmed on suhteliselt ebatäpsed või olid tookord suhteliselt ebatähtsad. Meil oli nii mõnedki hooned, kus oli mitu liitumispunkti. Nad olid isegi juriidiliselt erinevad korteriühistud, aga hooneregistris oli üks tervikhoone, et kuidas seda jaotada. Oli suur küsimärk, ilmselt oleks selle ära lahendunud, aga ütleme, kuna Konkurentsiametile selline lihtsalt julmalt jaotamine ruudu järgi niikuinii ei sobinud, siis me väga palju selle peale aega enam ei raisanud. Tihti me takerdasime just nende andmete taha, et kuskil vähemalt üks mõõtja oli siis mittestandardne, et kas vana mehaaniline ei olnud kauglugemist või isegi ütleme uue mõõtja võtad, koha peal võib-olla pidi lugema need andmeid sisse, aga ütleme, kas andmed olid kas vigased ja igas võrgus kogu aeg midagi juhtus. Ja ei osanud ka käituda näiteks, et meil on hästi palju võrke, kus me toodame sooja vett, aga toodame võrkudes, kus me ei tooda sooja vett, aga mõni tarbija ikka kasutab sooja veed kaugkütte baasil. Kuidas siis seda võimsust leida? Ja me ilmselt jäime kinni, et metoodika peab kindlasti olema ainult üks ühine. Aastal 2019 kaugkütteühing võttis siis sellise eestvedaja rolli ja ilmus juhend. Nimi on mitmekomponendilise hinnastamise metoodika kaugkütteettevõtjale. Töörühma kuulusid Utilitas, Gren, toona oli ta veel Fortumi nime all, Adven ja siis meie. Kasutati ära Soome sidemeid ja tehti Eestis enda soovituslik juhend mitmekomponendilise hinnastamise metoodika kaugkütteettevõtjale. See on hästi lihtsalt leitav ka kaugkütte kodulehel, link on mul välja toodud. Ja kuigi siis veel ei olnud ühtegi kahetariifset hinda, siis juhendmaterjali väljatöötamisel jõuti juba kohe järeldusele, et komponente hinnast võib olla oluliselt rohkem kui ainult 2. Soomes kasutatakse ka 3-komponendilist ja 4-komponendilist, aga ütleme, nad võib-olla ei olegi sellised eraldiseisvad komponendid, vaid ütleme, paljud kaugküttevõrgud premeerivad oma tarbijaid näiteks madalama tagastuva temperatuuri eest, andes lisa allahindlust tarbijatele, kelle tagastuv temperatuur on oluliselt madalam kui võrgu parameetrid, ütleme, tehnilistes tingimustes nõutud. Metoodikast endast siin paar sõna. Metoodika ise on suhteliselt lihtne ja ei ole üldse mahukas. Kokku on seal 20 lehekülge koos tiitlehega, eessõnadega ja nii edasi. Ehk sisulist materjali on ainult 15 lehekülge. Metoodika keskendub mõistele, mis on energiahind, ehk see, mis on täna enamusel kaugkütteettevõtjadel eurot megavatt-tund, ühe komponendiline, sellel väga palju ei peatuta. Tuuakse ainult välja, et ta võib hooajaliselt erineda. Helsingi näide, kus on iga kuu erinev soojusenergia hind. Suviti on ta väga soodne, talvel on ta kallim, sest kasutatakse reservkütust ehk hästi paindlikult pakutakse tarbijale soojusenergia hinde, aga Eestis on see tõsine probleem, sest Eesti soojusenergia ettevõte ei tohi müüa üle piirhinna. Ja kuna need tulukuse määrad ei ole üldse sugugi kõrged, siis ütleme, selle soojusenergia hinnaga mängimine on võimalik Eestis ainult tulukuse arvelt. Soomes on see lihtsam. Keegi ei vaata, mis perioodil sa, mis hinnaga sa müüd. Oluline, et võidakse teha lihtsalt järelkontroll. Ehk, et võid teha suvel soodsamalt, talvel kallimat
soojusenergia hinda ja nii edasi. Metoodikas keskendutakse siis võimsuse hinnale, tuuakse selline mõiste välja, et võimsuse hind eurot kilovati kohta, ehk põhiliselt pannaksegi paika, et see teine komponent peab olema kilovati põhine. Ei ole ei ruutmeeter, ei kuupmeeter ega mingi muu parameeter. Et hetkel siis soovituslikus metoodikas on ainult kilovatt, mis tuleb leida igale tarbijale. Teoreetiliselt võimsuse tasu leidmine on hästi lihtne. Tuleb siis püsikulud jagada kõikide tarbijate kilovattidega ja sealt see tuleb. Nagu ka mujal maailmas ei ole selgelt piiri välja toodud, mis siis see püsikulu ise on. Näiteks Taani kaugkütteühing soovitab, et võimsuskomponent ei tohiks olla alla 20% kõikidest kuludest. Ei ole mõtet, sealt võib olla 5% koguda või 10%, et ta peaks olema selline piisava mõjuga nii tarbijale kui soojusettevõttele. Eesti juhendis on ainult üks number toodud. Soovitatakse, et see võimsuskomponent ei ületaks 50% kogu kuludest. Miks see sinna sisse sai, ma ei mäleta. Ma oletan, et lihtsalt ei olnud kogemust, kuidas siis tarbijad seda soojusenergia hinda mitme komponendiga vastu võtavad, mis mõjud võivad tulla. Seal ühes slaidis me vaatasime, et tegelikult püsikulud soojusenergia hinnas sellises klassikalises kaugküttevõrgus, kus on siis baasenergia on siis puiduhakke pealt ja torustik on kõik on rekonstrueeritud, siis püsikulud moodustavad ikkagi üle poole kuludest ja muutuvkulu on allapoole. Aga siis, mis siis need meetodid on, kuidas leida vajalik võimsus iga tarbija kohta ja neid on mitu, põhiliselt neid on 4. Esimene on kliendi tarbimiskoha lepinguline võimsus. Et kui tarbijaga sõlmitakse liitumisleping, siis tuleks ära määrata, milline see võimsus on. Kui, nagu me teame, meil on hästi palju tarbijaid, mis on võib-olla liitunud kaugküttevõrguga siin veel nõukogude ajal, siis kindlasti sellist lepingut meil ju ei ole. Tarbija paigaldise soojusseadmete nimi või soojusvõimsust võib ka kasutada. Et see võib ka osutuda probleemiks, kus soojussõlm on hästi vana või tal ei olegi passi, et ei ole kogutud, siis see võib osutuda ka probleemiks. Nii et siin kohe soovitus, et tegelikult dokumendid võiks järjest korrastada, teha võib-olla tagantjärgi liitumislepingut, kui tarbija on nõus seda tegema. Ta ei pea liitumislepingule alla kirjutama, kui ta faktiliselt on liitunud, aga võib-olla õnnestub. Ja koguda tarbija paigaldiste soojusseadmete kõik passid, et seda võib vaja minna. Soovituslik ja ütleme Konkurentsiametile kõige rohkem sobiv meetod on suurim tegelik mõõdetud tarbimisvõimsus. Ehk siis see võimsus, mida tunni jooksul, minimaalselt 1 tunni jooksul, et Soome näiteks soovitab võtta 3 tunni keskmise, et see sobis ilusti Konkurentsiametile. Kui näiteks meil ei ole tunni tarbimisi, siis metoodika ütleb, et võib kasutada ka arvestusliku välisõhu miinimumtemperatuurile korrigeeritud soojusenergia tarbimisvõimsust. Ja minule endale see meetod meeldis teatud momendini, sest meil endal... Быстрый вопрос. Смотри, у вас в проекте на термоэкономии трубе 2 этих регулирующих клапана хоровских. Et meil ei olnud kõikides mõõtjates kauglugemist või ei saanud kätte neid maksimumvõimsusi, siis metoodikas on siis Soome juhendist ära tõlgitud ja näitena üks selline tabel, kus hästi lihtsalt on võimalik leida ka kuutarbimiste põhjal hoone siis maksimaalse arvestusliku võimsuse. Selleks on vaja siis kuu andmed jagada töötundidega, kasutada ära kuu keskmised temperatuuri, nagu näha, et siin on Soomes võib olla päris lahe töötada, et siin on ka jaanuaris näiteks kuu keskmine temperatuur -11 ja ütleme,
alati annab see graafik sellise sirge joone ja siis arvutada välja selle välisõhutemperatuuri juures. Siin on konkreetses näites -21, annab siis võimsuse 73 kilovatti. Mis selle meetodi probleem on? Et me planeerisime ka alus seda meetodit kasutada, kuna 2 mõõtjat meil olid suhteliselt vanad, seal ta ei fikseerinud mõõtjaid, et Konkurentsiametile see ei meeldinud ja me kiirkorras vahetasime mõõtjad välja. Ja tuligi välja, et see meetod annab küll sarnased tulemused, et siin arvetuslik on 96 kilovatti ja 91 kilovatti, siis reaalsed hooned võimsused olid 87 ja 84. Vahe ei ole küll suur, aga see on olemas. Ja miks see vahe on? No ei oska öelda, et võib-olla see on süüdi kliima, et kui me vaatame siin, et Eesti sellised kuu keskmised temperatuurid on siin 0 ümber, siis selle graafiku pikendamise õlg läheb võib-olla liiga pikaks ja ütleme, see viga läheb järjest suuremaks. Et kuna neid selliseid meetodeid me oleme kasutanud hästi vähe, siin on meil ütleme ainult 2, siis me ei suutnud ära tõestada, et see meetod on kasutatav. Nii, et see on siis, vajab veel tõestamist, kui keegi tahab kunagi kasutada. Aga nüüd, miks me konkreetselt valisime siis selliseks katsejäneseks alu? Eks laua pealt meil on käinud hästi palju erinevaid kaugküttevõrke, aga nagu ma varem juba ütlesin, et igas võrgus olid teatud probleemid ja need probleemid enamasti ongi sellised, võib kokku võtta ühe sõnaga, võib karutada mitu korda, et mõõtja, mõõtja ja mõõtja. Et kui mõõtjaid ei ole, siis seda on väga raske teha. Aga nüüd konkreetsed alust. Alu on siis Eesti-Energia üle võtnud aastal 2007, alustanud seal kütmist, selline tüüpiline kaugküttevõrk, kus olid rekonstrueerimata kaugküttetrassid. Põhikütus oli kasutuses põlevkiviõli, tootmismaht oli napilt üle 4000 megavatt-tunni, tarbimine napilt alla 3000 megavatt-tunni, trassi kaudu 25%. Sellel ajal oli see täiesti tavaline, selline 20-25% trassi kaudu praktiliselt kõikides väiksemates kaugküttevõrkudes. Aga mis vahepeal juhtunud on, et tänaseks müügimaht on langenud alla 2000 megavatt-tunni ja tarbimine on selline napilt 1500, ligi 2 korda. Eks seesama majanduslangus pühkis alu kaugküttevõrgust praktiliselt kogu tootmise, seal oli hästi palju tootmisettevõtteid, kes läks pankrotti, kes hakkas kokku hoidma, kes ei küta, nad lahkusid kaugküttevõrgust. Mingil põhjusel on ka selles kaugküttevõrgus hästi aktiivsed sellised nii soojuspumba müüjad ja tarbijatele meeldivad soojuspumbad. Et meil on mitu sellist päris tõsist lahingut toimunud, kus hooned tahavad lahkuda kaugküttevõrgust, arusaadav ka, et võrk on väikene, müügimahud on langenud, trassikaud olid kõrged, soojusenergia hind kindlasti ta ei olnud kõige soodsamad Eestis. Aga meil oli hea selline meie poolel võitleja kohalik omavalitsus, kes oli nõus minema ka kohtusse mõne tarbijaga, näiteks Mäe tänav 8 hoone, kes rekonstrueeris ennast ja tahtis kaugküttevõrgust lahkuda, rajas endale maa küttel sellise alternatiivse lahenduse ja läbi ma ei tea milliste valedega, aga ta sai kasutusloa sellele, lubas, et ta kasutab seda ainult sooja vee tootmiseks, kuna me suviti ei pakkunud tarbijatele sooja vett. Eks see on siis selline tüüpiline Eesti väike kaugküttevõrk kõikide oma, ütleme, huvitavate lahendustega, et 2014 me viisime ta üle puiduhakkele ehk päris suured investeeringud on tehtud ja hetkel käib siis ka kaugküttetrasside rekonstrueerimine, et me ei saa nagu seda kaugküttevõrku nüüd niimoodi lasta niimoodi, et tarbijad järjest vähendavad oma tarbimist ja siis ütleme, need vähesed, kes on alles jäänud, peavad kinni maksma
püsikulud. Nii, aga kuidas me siis leidsime need võimsused igale tarbijale? Võrk on hästi väike, siin on kõigest 11 tarbimispunkti. See on ka, ütleme, üks meie enda valiku selliseks olnud, et tarbimispunkti ei tohi olla palju, sest me ei pruugi suuta need. Me ütleme, võimsused me võib-olla suudame leida, aga ütleme, me väga kartsime, et tuleb hästi palju küsimusi, vaidlustusi. Ja me esmalt plaanisime kasutada 3 erinevat meetodit ehk mõõtjate maksimaalsed võimsused, mida me saame võtta kuuandmete põhjal korrigeeritud võimsused. Selle ma tõmbasin maha, see meil ei õnnestunud. Ja soojussõlme andmed. Ja ME8 puhul me kasutasimegi soojussõlme andmeid, sest täpselt see aasta, kui me seda rakendasime, kogusime andmeid, ta ei tarbinudki soojusenergiat. Nii, ja nüüd on tulemus käes, et me saime siis sellise soojusenergia hinna kooskõlastatud kokkühingus, et meil on siis kooskõlastatud võimsustasu 10,61 eurot kilovatt, energiatasu 49,85 eurot megavatt-tund. Kõik saavad aru sellest megavatt-tunnist, aga see 10,61 on palju või vähe, mitte keegi ei tea, sest võrdlusmoment ju täna puudub. Nagu siia ma tõin ka kõrvale väikse screenshoti sellest valemist, mis meil on antud. Mingil põhjusel on jäänud 75 senti, mis on siis ilmselgelt püsikulude komponent, aga Konkurentsiameti jaoks oli väga suur probleem, et meie võimsustasu on üle 50% kogu kuludest. Ilmselt nad on ka seda juhendit lugenud ja nii väga tahtsid, et see jääks ikkagi alla 50 või 50, aga siis me oleks pidanud osa püsikuludest ikkagi tõstma energiatasu poole, aga siis jagamisele läkski selline huvitav kulurida nagu järelevalvetasu. Aga me ei tahtnud ka väga palju vaielda, et tehti siis nii. Me tegime ülilihtsalt, et kuna me tahtsime kasutada ka korrigeeritud võimsus, ütleme meetodit korrigeerimisega kuuandmete puhul, siis ja meil ei olnud kahe mõõtepunkti andmeid, siis me pidime kiirkorras paigaldama mõõtjad. Õnneks me jõudsime seda enne jaanuarikuud ja kogu see võimsuste leidmine tehti ainult 1 kuu andmete põhjal. Oli küll õnneks jaanuar, kõige külmem kuu, mis see aasta oli. Ainukene tarbija, kes siis ei tarbinud, oli see ME8, kelle puhul me kasutasime projekteeritud soojussõlme võimsusandmeid. Ja nüüd tulem on ka näha, et siin on 2 kuu reaalsed arved, suvalise hoone arved. Ma ei saanud võrrelda näiteks jaanuari, sest ütleme aasta jaanuar 2025 oli oluliselt soojem kui 2024, aga võrreldavad tarbimised olid siis veebruaris, siin 12 megavatt-tundi ja 13 megavatt-tundi ja on näha, et kuigi soojusenergia hind alus läks kallimaks ja oluliselt kallimaks, siis ütleme jaanuari arve läks väiksemaks. See on nüüd see efekt läheb mängu, et rahavoog nii tootjale kui tarbijale on oluliselt ühtlasem. Ja see on võib-olla see põhjus, miks tarbijad tegelikult võtsid selle 2 tariifse soojusenergia hinna väga hästi vastu. Et siis, kui me rakendasime, oli ainult 1 vihane päring. See oli siis selline ettevõte nagu Beltech. Inimesed oskavad arvutada ja leidsid, et nende hind oluliselt tõusis ja tõusiski. Et kui me ei rakendaks soojusenergia hinda, 2 tariifset soojusenergia hinda, siis lõpphind tarbijal oleks üle 105 euro megavatt-tund. Enne seda oli napilt 90. Et siin on väike soovitus, et võib-olla mitte teha sellist üleminekut 2 tariifse hinna peale koos olulise hinna tõusuga.
et ütleme, meil oli neid tarbimispunkte hästi vähe, tarbijaid on vähe, aga ütleme, kui on suurem võrk, siis ütleme neid selgituste jagamist tarbijatele ja põhjendamist ja võimalikke vaidlustusi võib tulla oluliselt rohkem. Tegime väikse sellise pistelise klientide tagasiside küsimuse ja tagasiside on pigem positiivne, klientidele meeldib, et ei ole enam neid suuri arveid detsembris, jaanuaris ja veebruaris. Pärisime, mis vald sellest arvab ja vald on isegi unustanud, et selline teema eelmine aasta meil oli. Et mitte ühtegi kaebust meie kohta ei ole olnud. Rahavood on siis stabiilsemad, aga ütleme, kuna see võrk on tõesti nii väikene, siis ütleme, meie puhul boonus ei muuda suurt midagi. Aga ütleme, kui me räägime, et kui minna üle kõikides kaugküttevõrkudes, siis see oleks oluliselt võib-olla lihtsam finantsjuhtidel oma neid rahavoogusid planeerida. Ja mis on kõige olulisem, et soojuspumba pakkujad peavad siis võistlema nüüd muutuvkulu komponendiga, mis on ka ausam, et Alu on kaugküttevõrk, kus on siis, mis tähendab, et automaatselt on ta elutähtsa teenuse osutaja ning seoses sellega kulusid võib veel juurde tulla, et tuleb võib-olla veel investeerida suuremasse generaatorisse ja mida iganes võib siin veel tulla. Meil ei ole veel täna vastuseid kõikidele võimalikele küsimustele, sest see on alles esimene linnukene. Kaugküttevõrk on võib-olla pigem lihtne, et ainult küte, meil ei ole soojaveetarbijaid seal. Töötab ainult talvekuudel. Et kui näiteks mõni tarbija tahaks tasutada soojavett, eks see tuleb meil kõik veel edasi, ma ei tea, leida lahendused ja kõik oleks võib-olla lihtne. Meie lahendus peab sobima ka Konkurentsiametile, et see on selline võimalik probleemi koht, aga ma arvan, et see on lahendatav. Nüüd proovida natukene võib-olla ennustada, mis siis tulevikus hakkab saama. Et kaugküttesektor on hästi kapitalimahukas. Et torustikud ja tootmisinvesteeringud on suured. Soojusenergia hinna sees on see väga oluline osa. Elutähtsa teenuse nõuded täita on ka päris kallis. Meie võrgud on sellised, kus inimesi koha peal ei ole, aga me peame pakkuma 24/7 teenust, mis on kallis ja ta läheb veel kallimaks. Kaugkütteseadus määrab soojusettevõtjatele ainult uusi kohustusi, aga tarbija saab järjest rohkem vabadust. Et me näeme siin probleemi ja seega oleme olukorras, kus ühe tariifni hind tihti konkureerib mõne muu alternatiiviga ja see ei ole päris võrdne konkureerimine. Üks võimalus on siis sellele vastu seista on kahekomponendiline soojusenergia hind, kus tarbija peab varustuskindluse kinni maksma ja siis ütleme, see muutuv kulu, kas ta tarbib rohkem või vähem, ütleme, see ei mõjuta enam ettevõtte majandustulemusi. Et mõistame ka see 105 eurot megavatt-tund oleks olnud selline võib-olla ka pähkel selline igapäevane teema siin ajakirjanduses. Samas 49 eurot megavatt-tund kõlab ju päris hästi. Et meie enda plaan on, et 2026 me kindlasti rakendame veel kaugküttevõrkudes kahetariifset soojusenergia hinda. Plaan on vähemalt veel Raplas Võsa tänava piirkond, mis on, ütleme, samas vallas, võib-olla on lihtsam, tarbijad juba teavad. Lugesin läbi ka Narva soojusostukonkursi dokumendid, kas seal on nõutud juba soojustootjalt kahetariifset müügihinda, mis tuleb kooskõlastada ka Konkurentsiametis. Nii et selline jää on liikuma läinud, et ilmselt neid tuleb tulevikus rohkem. Et me ise väga propageerime üleminekut kahetariifsele soojusenergia hinnale, pakume abi, konsultatsiooni, ise tahame neid võimalikke erijuhtumeid rohkem näha, rohkem lahendada, sest need probleemid võivad tulla ka meile, siis ütleme, võib-olla arutades teistega õpid ise ka väga palju. Vajadusel saab tulevikus üle vaadata ka selle kaugkütteühingu metoodika, et täna me siis
kahjuks võime ainult tõdeda, et jah, see töötab, aga meil ei ole kõik erijuhtumid läbi käidud. Et oleks vaja siin jah, teiste ettevõtete võib-olla abi, kogemust rohkem, et teada, mis töötab ja mis mitte. Et sellega siis minu slaidid lõpevad. Võib-olla siis vaatame, kas on küsimusi ja kas ma oskan nendele vastata. Mis on Konkurentsiameti põhiline argument, miks ei peaks mitmekomponendilist tootuse hinna arvestamise metoodikat kasutama? Kas ei leita ühesugust kõigile sobivat metoodikat kõigile? Et Konkurentsiamet ei ole öelnud, et ei saa metoodikat kasutada. Konkurentsiameti seisukoht oli, et metoodika kõigile võiks olla üks. Et me üritasime ära tõestada, et see korrigeeritud välisõhutemperatuurile metoodika annab enam-vähem sama tulemuse. Me ei suutnud seda ära tõestada just, et pannes mõõtja ja see kahjuks andiski erineva tulemuse. See ongi see põhiprobleem hetkel. Nii, kas aluvõrgu tarbijad maksavad püsitasu ka suvel, mil sooja vett ei pakuta? Ei maksa. Seda ütleb ka metoodika, et seal on soovitus jagada siis ainult kaugkütte puhul, kus suvel siis sooja vett ei pakuta 7 kuu peale. Mida me teeme erinevalt, me jagame 8 kuu peale. Täna enam ei ole sellist olukorda, et kus kaugküttevõrk läheb tööle 1. oktoobril ja lõpetab siis 30. aprillil. Tihti alustatakse juba septembri keskel ja lõpetatakse mai keskel, et tegelikult kaugkütte on juba 8 kuud, siis me jagame 8 kuu peale. Nii, rohkem ei näe küsimusi. Nii, Vladislav tahab küsida. Jaa, tere, tänud, väga põnev loeng oli. Ütle, nüüd on teil üks kogemus olemas, et sellise metoodikaga läksite, et kui täna oleks, ma ei tea, kas sama võrk või mingi muu võrk, et kuidas te oleksite need kulud siis jaotunud, kas sama metoodika järgi või kasutaks midagi muud, et mingi tipukoormus või arvesti järgi või mida iganes? No me ilmselt läheksime nüüd sama metoodikaga edasi, et ütleme, meil on enamus mõõtjaid täna juba kaugloetavad ja meil on enamus mõõtjatest, me kogume tunni andmeid kätte. Et see metoodika tundus esialgu hästi selline keeruline, vaat seal ju ütleme, kui seda metoodikat läbi lugeda, seal peab ju välja võtma igasugused andmed, kus võimalik selline võimsuse hüpe on toimunud võrguettevõtja enda süül, näiteks ei jälginud kaugkütte parameetrit ja siis ütleme, oligi näiteks mingisugune seisak või mis iganes. Aga ütleme, me ei pea analüüsima, tuli välja, et me ei pea analüüsima seal 3 aasta andmeid ja siis sealt hakkame välja noppima need kohad. Me tegime hästi lihtsalt 1 kuud, jätsime täpselt, ühtegi seisakut ei olnud, kõrvale kaldeid võrgu parameetrist ei olnud ja saimegi hästi lihtsalt need andmed. Et tulevikus võib-olla me analüüsime oluliselt pikemat perioodi, aga ütleme just see automaatika tasemed tõusevad, andmete mahud ei ole enam täna probleem ja ütleme, see sobib ka Konkurentsiametile kõige rohkem. Kindlasti võivad tulla nüüd igasugused sellised erisused, et mida ma ise kardan, ongi see, et kui me lähme tegema uut soojusenergia hinda juba järgmist ja siis avastame, et meil ei ole võtta seda numbrit mitte kuskilt, vot siis me peame hakkama kasutama siis neid alternatiivseid meetodeid, aga see on juba erisus. Erisused on Konkurentsiametile sobivad, kui nad on põhjendatud. Nii, järgmine küsimus tuli chati, et kas OSV Energia sõlmib ka tähtajalisi lepinguid? Et ei sõlmi tähtajalisi lepinguid, meil on kõik lepingud sõlmitud määramata ajaks. Kaugkütte teenus, ütleme, kui ta on ametlik kaugküttevõrk, ei saagi sõlmida minu teada tähtajalist lepingut.
Kas võimsustasu rakendatakse 1 tunni maksvõimsuse alusel või see on näiteks 3 või enama tunni keskmine? Ma tean, et soomlased üritavad kasutada 3 tunni keskmist. Meie kasutasime seekord 1 konkreetse maksimumtunni võimsust. Et seesama Peltechi võib-olla selline murekoht oligi see, et see on tööstus ikkagi ja nad ise nagu apelleerisid selle peale, et nad kasutasid jõulude aeg ja uusaasta aeg temperatuuri langetust ja nende võimsustasu võis olla suurem tänu üleskütmisele, et aga 1 tund on ju ka piisavalt pikk periood ja me vaatasime, et see 1 tund ei olnud siis ei 2., 3. ega 4. jaanuaril, ta oli ikkagi kuu keskel, et see ei olnud sellest tingitud. Kui tohib küsida, tere. Jah. Kas aluvõrgus vist ilmselt liiga palju uusi liitujaid teil ei ole, on ju? Pigem. Ühesõnaga, küsimus on see, et kas te defineerisite ka, et kuidas siis uutele liitujatele te võimsustasu määrate esimeseks perioodiks? Alus meil uusi liitujad hetkel tõesti ei ole, aga meil käivad läbirääkimised, et kogu see tööstuspark on leidnud uued omanikud. Teame, et Rapla Metall seal tegutseb, Rapla Metall toodab ise katlaid ja ütleme, et tema isegi näidiskatlad asuvad seal, nad kütavad oma kateldega. Aga on võimalik, et nad liituvad ja uute liitujate puhul kindlasti tuleb kasutada siis kas liitumislepingus kokku lepitud võimsust või siis projekteeritud soojussõlme võimsuseid. Nii, Vladislav tahab küsida. Ja küsin veel, et ma sain aru, et seal alus oli tarbijad, mis on sellise soojuspumba usku. Kas seal oli tarbijad, kes juba paigaldasid soojuspumpa ja näiteks siis lahkusid võrgust või osaliselt lahkusid ja kas peale seda tariifi rakendamist, kas mõni tarbija nüüd tuli tagasi? Ja miks meil kiire oli aluga, oligi see sama soojuspumba usk, et üks korteriühistu rekonstrueeris ennast KredExi toetusega ja paigaldas ka maasoojuspumba. Ja see oligi see üks põhiargument, et ta taotles ametlikult kaugküttevõrgust lahkumist nii meie käest kui kohalikust omavalitsusest ja ka ta ei saanud seda luba. Ja nüüd hoone tarbib hästi tsükliliselt, kord ta võtab kaugküttevõrgust, suviti ta toodab endale sooja vett selle pumbaga, mõnikord mõned kuud ta ka ei võta, hetkel näiteks ta ei tarbi, aga ta maksab siis seda püsitasu. Nii, kuidas ikkagi täpselt jõuti 10,61 eurot kilovatt-tunni väärtuseni ja kui palju arutletus Konkurentsiametiga on avaldatav, kas see oli ligilähedane esialgne arvutus? Jõutigi sellele numbrile hästi lihtsalt, et see Konkurentsiametile esitatud taotlus erines tavapärasest taotlusest minimaalselt. Sinna lisati ainult üks abitabel, kus siis toodi välja iga tarbija leitud võimsus mõõtja järgi ja siis ühe tarbija võimsus vastavalt soojussõlme projektile. Sealt me saime siis mingisugust numbri, oletame, ma ei hakka isegi oletama, mis ta on, see on mingi 700 kilovatti või megavatt, ma ei mäleta. Ja siis grupeeriti kõik püsikulud. Püsikuludeks on siis amortisatsioon, tulukus ja kõik tegevuskulud. Üritasime panna sinna ka siis järelevalvetasu ja jagasime selle numbriga, nii lihtsalt see tuligi. Et ainukene vaidlus tekkis selle üle, et Konkurentsiamet natukene näpistas sellest järelevalvetasust maha, et just, et kuna siis nende arvates liiga suur kulude osakaal läks püsitasuks ja liiga väike muutuvkuluks. Ma sain aru, et ei ole probleem kas mõnda kulu tükeldada, et näiteks võttagi pool investeeringutest, ütleme, püsikomponenti, pool jätta muutuvkomponenti ja ütleme,
tegevuskulu ka samamoodi, noh sellisel juhul oleks meil püsitasu moodustanud kuskil 25% hinnast, et no siis olekski selline, noh see 10,61 oleks väiksem, aga siis soojusenergia hind oleks selline 75. Aga me läksime üsna niimoodi radikaalselt, meil oli tookord täpselt suhteliselt värskelt tööle võetud finantsjuht, et ta väga palju soojusenergeetikast ei teadnud, tema jaoks need numbrid olid ka sellised, et noh, on see number selline või telline, võttis täpselt nagu metoodika ütles. Kõik püsikulud läksid püsikuludeks ja kõik muutuvkulud läksid muutuvkuludeks. Ma sain õigesti aru, et te hinda kooskõlastate siis tavalise metoodika järgi ja lihtsalt ütlete, et meil üks osa on siin fikseeritud. Ja, täpselt nii, et metoodika ei erine, hind tarbijale sellest ei lähe ei kallimaks, ei odavamaks, lihtsalt see tariif siis makstakse kas püsitasu osana ja muutuvkulu osana või siis ühe tariifsena, et kus ettevõte kaotab, et kui tuleb erakordselt külm talv, siis ütleme, need tulud on väiksemad, sest püsitasu saadakse, ütleme, püsimaksetena sisuliselt. Iga kortermajale on oma makse lõpuks välja kujuneb, et ta on siis nii mitu eurot kuus. Kui on talvem kuu, siis ta on ikka nii palju, et soojema kuuga samas ettevõte kaotab vähem. Et see on ka põhipõhjus, miks Euroopas üldjuhul kasutataksegi sellist püsitasu ja muutuvkulu komponente, sest see on nii ettevõttele parem oma rahavoogusi planeerida, kui ka tarbijatele on võib-olla ausam, et ta ei pea üle maksma. Sest ütleme, kui on hästi soe talv, ega siis soojusenergia ettevõte läheb ikka oma hinda korrigeerima, kui on väga külm, vaevalt seda teeb. Okei, ja siis te arvutate korra, ütleme aastas või selle 8 kuu peale ühe püsitasu. Okei, no. Ei, kusjuures ei pea iga aasta seda tegema, sest hinnavalem on ju ka oma põhimõttelt täpselt sama nagu ka ühe tariifne, et meil on antud hinnavalem 3 aastaks. Et me ei pea neid võimsusi üle vaatama, üle arvutama, enne kui selle hinnavalemi lõpptähtaeg saab läbi, et tegelikult me ise planeerime võimsust üle vaadata vastavalt vajadusele, kui näiteks tekib vajadus seda üle vaadata või mitte tihedamini kui kord 3 aasta jooksul. Ja, ma jäingi korra mõtlema lihtsalt, et võimsus, tarbija võimsus ju on sama või erineb ja siis see võimsustasu osakaal on ta siis 10 või 11, 12 või 8 vahet ei ole, on ju. See lihtsalt muutubki vastavalt sellele, kuidas hind muutub, on ju, et sul ei ole mingi fikseeritud see mingiks perioodiks, et okei. Ja, et mis võib alus muutuda, et kui meil tõesti õnnestub saada uusi liitujaid, näiteks Rapla Metall, juhul kui ta liitub, see on niivõrd suur oluline muutus kaugküttevõrgule. Me lihtsalt oleme sunnitud minema ja üle vaatama oma soojusenergia hinna, siis loodetavasti ta hästi palju langeb. Okei. Ma saan aru, üks tarbija, te mainisite, oli soojussõlme siis enda passi järgse võimsusega tuli või? Ma lihtsalt mõtlen, et näiteks meil Tallinnas passi järgsest võimsusest on, ütleme, keskmiselt 32% reaalsest tipust moodustab või 32% passi järgsest võimsusest on reaalne tipp. Et kui me küsiksime näiteks siis võimsustasu tal passi järgi, siis ta maksaks 3 korda rohkem, kui ta maksaks mõõdetud tipu järgi. Ja, see on üks probleemidest, kus soojussõlmed on vanad. Ütleme konkreetselt, sellel hoonel oli natukene lihtsam, sest hoone läbis KredExi rekonstrueerimise ja talle projekteeriti uus soojussõlm, mis peaks vastama nüüd tema tegelikule maksimaalsele võimsusele. Aga ütleme, soomlased, rootslased, taanlased kasutavad seda meetodit, et kui tarbija tahab endale kasutada varustuskindlust kaugküttevõrgust ja kasutab alternatiive, siis kasutataksegi maksimaalselt projekteeritud soojusvõimsust või siis ütleme soojusvahetite võimsust. Et
selles mõttes ettevõte, kui tal on selline soojusvõlm paigas, siis ta võib ju tarbida vastavalt oma maksimaalsele võimsusele ja soojusettevõte peab olema valmis talle seda pakkuma. Ja, aga no ütleme, tarbevette tund aega maksimaalsel võimsusel ei tarbi, on ju. Ja seda küll, ütleme tarbevee kohta on metoodikas ka väike erand, et seal on toodud välja, et sooja vee seda soojusvahetit ei võeta 100% arvesse, see protsent nüüd muutub, kui mitu korterit on siis selles hoones. Ma siin tervet metoodikat ei hakanud ümber rääkima, aga seal soe vesi on väike erand selle soojusvõimsuse leidmisel. Selge, aitäh siis väga huvitava loengu pidamisest. Ja aitäh kõigile kuulajatele, kes ei ole veel jõudnud kohaloleku kontrolli ära täita, siis ma saatsin selle chati, täitke see ära ja siis minu poolt head õhtut. Küsimusi saab meilile kirjutada.